Tere õhtust, õhtu on ikka, armas kogudus. Rõõm teid kõiki täna pühapäeva õhtul näha, issanda kojas, issandat teenimas ja ise ka teenitud saamas. Ja tahaksin alustuseks võib-olla rääkida ühest sihukesest nii-öelda uuest asjast, mis meil siin juba tegelikult mõnda aega on olnud, on siis salajased palvesoovid. Et siin kogu teenistuse vältel on võimalik siis oma palvesoov kirja panna. Ja see sama laud on seal, kui see uks, mis on seal lahti kaamera kõrval, et seal on siis see tops, seal on ka siis paber ja pastakas, et sinna saab panna palvesoovi kirja ja siis teenistuse lõpul me palvetame nende eest siin samas. Ja see on selles mõttes nagu võimalus Jumala ette siis oma siuksed mured või ka rõõmud tuua ja võib-olla on mõned asjad siuksed, mida ma ei tea, kas ei taha kellegile rääkida või veel pole aeg kellegile rääkida või mis iganes muu põhjus. Või siis sa isegi ei tea, mis see täpselt see palvesoov on, aga sa paned sinna midagi kirja, aga Jumal selles mõttes teab ja tunneb sind ja seda palvet ja siis saab nagu selle asja Jumala ette tuua. Nii et siuke võimalus teenistuse vältel. Ja tahaksin ka lugeda Jumala sõna ja minuga kuidagi see nädal on kaasas käinud see siuke laul, see rõõm issandas on mu tugevus. Ja siis ma nüüd ma ei tea, kas see laul tuleb, ei tule, vist ei tule, ei jõudnud seda memo panna, aga ühesõnaga siis ma vaatasin, et kus kohas see siis, et ma mõtlesin, et see küllap on mingi piibli kirjakoht, tegin siis natuke taustatööd ja leidsin, et Nehemia raamatus see siis peaks minu teada vähemalt see algupära nagu tulema, et loeme äkki selle sama rõõmu kirjakoha siis sealt ka ette. See on siis Nehemia 8. peatükk ja salmist siis 9 ja 10. Ja Nehemia, kes oli maavalitseja ja preester Esra, kirjatundja ja leviidid, kes rahvast õpetasid, ütlesid kogu rahvale. See päev on pühitsetud issandale, teie Jumalale. Ärge leinake ja ärge nutke, sest kogu rahvas nuttis, kui nad seaduse sõnu kuulsid. Ja ta ütles neile, minge sööge rasvaseid roogi ja jooge magusaid jooke ja läkitage osa neile, kellel midagi ei ole valmistatud, sest see päev on pühitsetud meie issandale. Ja ärge kurvastage, sest rõõm issandast on teie ramm. Siuke kirjakoht, mina arvan, et Jumal on ka meile siia ühe hea siukse roa või suutäie valmis pannud, mida me saame siin vaikselt nii ülistuse kui ka sõna ja palve kaudu, millest me nagu osa saame. Ja tegelikult selles peatükis on ka väga lahedalt, et kui te sealt edasi loete, et siis lähevad Iisraeli rahvas läheb siis lehtmajasi ehitama ja püha siis pidama. Ja tegelikult, kui me mõtleme selle eeloleva nädala peale, siis nädala lõpus me kõik teame ju, et on tulemas lastelaager ja seal ka ööbimine on telkides, nii et see püha nagu selles mõttes hakkab niimoodi pauguga pihta. Nii et võite täitsa seda Nehemia 8. peatükki nüüd selle nädala vältel siis lugeda ja sealt kuidagi mingid killukesi äkki leiate veel, mis kuidagi selle nädala kohta ka lähevad. Aga nüüd siis ülistame. Ei, lastelaul. No sellega saab ka ülistada ju, see on selle mõte. Aga tere kogudus, me saame püsti tõusta. Ja juba lastelaagrist tehti juttu ja ma tean, sellest tuleb veel juttu. Ja selle esimese looga on ka siuke väike, nagu avame justkui selle lastelaagri juba koguduse jaoks ka sellepärast, et see laul on selle lastelaagri üks kõige tähtsam laul ilmselt. Ja selle nimi on Üleloomulik. Ja see aasta me tahame lastega rääkida ka kõikidest nendest imetegudest, mida Jeesus tegi. Ja see laul räägib ka sellest, et Jumal on tõesti üleloomulik ja et kõik on võimalik ja läbi selle me tahame teda ka kiita. Nii et me saame koos ülistada ja laulda koos lastega.
oled mu sõber ja mu päästja. Sind tänan kõige eest. Sa oled suurim, kõige võimsam. Sind hingel kiidame. Mind lõid sa, mind päästsid sa, mind kutsusid ja andsid Jeesuse. Üleloomulik sa, jah, kõik on võimalik. Üleloomulik sa, üleloomulik sa, jah, kõik on võimalik. Üleloomulik sa, sind tahan kiita, sind tahan kiita ja sind tahan kiita ja sind tahan kiita. Üleloomulik sa, jah, kõik on võimalik. Üleloomulik sa, sind tahan kiita. Üleloomulik sa, jah, kõik on võimalik. Üleloomulik sa, sind tahan kiita. Aga me võime nüüd korraks istuda. Nii ja nüüd ongi siis see moment, kus kutsuks kogu lastelaagri tiimi, kõik, kes täna on siin teenistusel, siia ette ja siis palvetaks lastelaagri tiimi pärast ja kogu selle, lastelaagri tiim, jah, võite siia ette tulla. Ja siis äkki Ülle on nii armas ja tuleb siis palvetab teie eest ja kogu selle laagri eest, et seda üleloomulikust sinna laagrisse jaguks. Nii et kõik, kes kas või mingis väikses rollis on, ma ei tea, käbisi korjavad, et see sobib ka. Et kõik, kes on kohal, tulge siia ette, siis saate. Nii et siis kogudus ka näeb, kes seda laagrit on korraldamas. Nüüd annan mikrofoni Üllele. Ja isa, me tõesti täname kallid, tõsume püsti. Nende kallid noorte eestised, kes on andnud sellise nõusoleku. Ma tänan sind, issand, selle tiimi eest. Ma tänan, issand, tõesti, et nende jah on olnud jah, öeldes jah selle tiimi tööle selles lastelaagris. Ma tänan ja kiidan sind, issand, tõesti, et sinu üleloomulik vägi, nagu nemad laulsid praegu, on tõesti nende üle. Sinu meelevald on nende üle. Halleluja. Sinu tarkus, sinu jõud, sinu sõnakuulelikkus, mida nad seal laagris ka esile kutsuvad, issand. Ja sinu tarkus kõike seda juhtida ja koos hoida, issand, ja kuulata sinu häält. Ma tänan ja kiidan sind, issand. Sa õnnistad iga tiimiliiget. Sa õnnistad nende peresid, issand. Sa õnnistad nende koostööd, issand. Sa õnnistad need lapsi, keda sa sinna laagrisse oled juba ette ära määranud. Ja ma tänan, issand, et selle laagri ja selle tiimi läbi saab üks vägev töö toimuma. Me täname ja kiidame, sirutame kallid oma käed selle tiimi poole. Halleluja. Me täname sind, issand, et siin osa sinu ihust, issand, kes teeb seda tööd, keda sina läkitad, seda sina varustad. Ma tänan, et iga tiimi liige läheb julgel meelel, kindlal meelel ja ta teab, issand, et tema sees elab Jeesus ja juhib kogu seda laagrit. Me räägime sinu verekaitset ja sinu hoidmist selle laagri üle. Ükski laps ei haigestu, ei külmetu, ei ole olukordi, mille üle sina ei valitse. Jeesuse nimel. Aamen. Ja samamoodi õnnistame ka tänast laste osadusaega. Ja siis saab minna Estri juurde, Ester lehvitab, et kõik lapsed, kes tahate minna siis erinevaid tegevusi tegema Estriga, siis võite minna ja olge väga õnnistatud. Nüüd tuleb siis, nagu ikka,
teadete plokk, aga enne seda siis kõigepealt äkki paneme ka korjanduskarbid ringi käima, mis Daniel ja Urmo olid valmis seda rolli vastutus võtma. Aga jah, tänu kõigile, kes on kas siis ülekandega oma kümnise juba kogudusele läkitanud ja lihtsalt meie olemegi see kogudus ja see on nagu meie õlule pandud seda kogudust nii-öelda kanda ja ka finantsiliselt kanda, et see on selles mõttes ka nii-öelda meie siuke kohustus, aga ka meie võimalus proovida Issandat, et anda Issandale oma osa ja siis uskuda seda, et Issand annab oma osa meile. Nii et siuke võimalus. Siis hakkame ridu radapidi erinevaid teateid siis nüüd nii-öelda läbi käima. Kõigepealt siis eestpalve, et peale teenistust tõmbame siia kardinad ette, et kui sa oled tulnud mingi mure või rõõmuga, siis on võimalus saada teenitud ka läbi eestpalve siis teenistuse lõpus. Ja võib-olla seda ka, et kui sul on võib-olla mingi siuke hingehoidlik teema, et nende asjadega ka võib nii-öelda oma siis kunnariga näiteks ühendust võtta ja siis kas siis mõni diakon või hingehoidja või pastor siis nii-öelda siuke aeg kokku leppida, et siuke võimalus on ka nagu nädala sees täitsa olemas. Siis palveteenistus on nüüd esmaspäeva õhtul kell 19. Palvekliinik on jätkuvalt suvepuhkusel, aga juba sügisest ka see võimalus. Siis nüüd järgmine teenistus siis, 2. august. See siis ei toimu Karmelis, nii et ärge siia ukse taha tulge ja seega ei toimu enam kell 5 õhtul, vaid see toimub kell 11 hommikul Vainupea laagriplatsil. Ja kui nüüd keegi vajab transporti, siis tegelikult täna on võimalik sellest soovist teada anda, et kui ma usun, ma selles mõttes usus ei kontrollinud üle, aga seal raamatu, jah on, Nele loogutab, et seal raamatu letis on siis paber ja sinna tuleb siis kirja panna, kui sa soovid siit Karmeli eest transporti siis sinna laagriplatsile. Ja see aeg on kell 10 hommikul on siis siit nii-öelda stardiaeg. Ehk siis 10 tuleb siin kohal olla, siis 11 hakkab seal teenistus. Ja siis ütlen võib-olla seda, et Joel Reinaru on siis sellel teenistusel nii lastele ja kui ka meile kõigile kogudusele siis kõnelemas. Siis üks etteruttav teade, mis nüüd suve lõpus on toimumas, ka üks üritus. Selle vist slaid peaks ka olema, et selle ürituse nimi on Püha kutse ja teema on siis tulilange. Ja see toimub 28. august kell 6 siin koguduse hoones ja võib-olla vaatate ka, et disain ja värki-särki näeb justkui nagu noorteüritus välja ja tegelikult seal mõneti tõdega taga, et seda tõepoolest enamjaolt korraldavad noored. Aga nii palju, kui ma seal rääkisin selle meeskonnaga, siis nende kuidagi igatsus on see ka, et see ei pea olema ainult noortele, et see on selles mõttes kõigile koguduse liikmetele, kes tahavad nagu püha vaimu poolt siukest kõnetatud saada või igatsevad püha vaimu või igatsevad osaduse ja ligiolu, Jumala ligiolu järgi. Et need kõik märksõnad, kui see kuidagi sinu kohta käib, siis tasub siin samas kohal olla siis sellel kuupäeval 28. august. Et see formaat selles mõttes, seal on palju ülistust, aga võib-olla seal ei olegi nii täpselt kõik teada, et mis sellel õhtul nagu saama hakkab. Et seal ma tean, et see meeskond on väga selliselt seda planeerinud, seda üritust, et lihtsalt minna selle järgi, mida Jumal tahab teha ja kuidas Jumal tahab teenida oma rahvast. Et seal ei olegi võib-olla kõike niimoodi üles loetletud kavas, et mis täpselt seal on. Et tasub tulla kohale ja tasub nagu oma süda ka juba valmis panna selleks, et kuidagi igatseda seda Jumala puudutust ja püha vaimu puudutust. Ja viimane siuke teade, mis ka jätkub siukse pikema tervituse ja ülevaatega, on siis jätkuvalt meie eestpalvekogudus, on siis Jausa kogudus Hiiumaalt. Ja kohe-kohe, võib-olla, ma ei tea, kui paljud on käinud Jausa koguduses nüüd. Nüüd üks bussitäis seal käis, eelmine nädalavahetus, aga näiteks mina ei käinud seal, mul nüüd kohe ei ole nüüd pilti ees, et milline see koguduse hoone ja milline pastor ja kes seal kõik kohal käivad, aga õige pea me selle vea parandame, et Kaie tuleb siia rääkima ja ka mõned pildid on seina peal, et saate siukse päris hea ülevaate, siis me kuidagi näeme ka, et kelle eest me palvetame. Et kohe-kohe nüüd me ka palvetame selle koguduse eest.
Aga sünnipäevalapsed on olnud täpselt 5 sünnipäevalast minu teada. Ja ma loen nad ette. Sinaida Savvi, Kirke Lindlo Bleahu, Lisette Vokt, Tiiu Nõgu, kellel oli juubel, 60. juubel, ja Maie Roosaar, ja kellel oli ka juubel, 90. juubel. Vot, ja ka nüüd saamegi siis palvetada nende sündmuste eest, mis on tulemas, sünnipäevalaste eest ja ka õnnistada kokku pandud korjandust. Võime ka äkki selleks ka tõusta. Tänu hea taevan isa, et võime olla sinu püha trooni ja palge ees ja tänu sulle, et võime olla koos ja kuidagi saada osa sellest, mida sina oled tegemas, kuhu sina oled liikumas ja tänu sulle, et võime sellega kuidagi kaasa minna ja tahame paluda kõik need eelseisvad sündmused ka sinu kätte, et sinu kuidagi eelsoosing ja kuidagi sihuke eeljuhtimine ja igat pidi sihuke, et sina võiks juba olla teinud neid asju kuidagi korraldanud ja kui need asjad sünnivad, et lihtsalt need inimesed, kes seda korraldavad, saavad minna selle järgi, mida sina oled juba ette planeerinud ja ette tahtnud teha, nii et tänu sulle selle eest. Ja tänu sulle ka selle kokku pandud korjanduse eest, tänu sulle, et kogudus on finantsiliselt olnud hoitud ja sina oled igat pidi kuidagi loonud need võimalused ja toonud need vahendid, et meil on see koguduse hoone, et meil on need inimesed, et meil on need võimalused erinevaid üritusi ja sündmusi korraldada ja tahame lihtsalt paluda sinu kuidagi parimat tarkust kõige selle majandamisel ja selle, et sinu nimi võiks läbi selle kõige saada austatud, seda palun Jeesuse nimel. Ja täname sind eriliselt ka kõigi armsate sünnipäevalaste eest. Palume ka, et nende uus eluaasta võiks olla ka eriliselt kuidagi sinu poolt hoitud. Issand, et sina võiksid olla lähedal ja et kuidagi need inimesed ka tunneks ja tahaks olla sinu lähedal ja tänu sulle, et kui see niimoodi on, et sinuga ligiolu võib iga nende uut elupäeva täita ja ümbritseda ja palun lihtsalt, et sinu parim plaan ja sinu tahtmine võiks rohkesti saada nende osaks, kes sind kardavad. Seda palun Jeesuse nimel. Amen. Ja nüüd tulebki siis Kaie kõigepealt siia ette ja räägib teile siis natuke pikemalt Jousa kogudusest ja kõigest sellest, mis Hiiumaal toimub ja sünnib. Tere õhtupoolikut minu poolt, et rõõm teiega kohtuda siin hea kogudus. Minu nimi on Kaie Kranich ja mina olen siis Karmeli koguduse liige olnud 36 aastat. Et Mati Tiiteri palvel teen teile sellise lühikese ülevaate suuresti oma subjektiivse valiku alusel sellest 3-päevasest reisist Hiiumaale, mille põhieesmärk oli siis tutvuda meie eestpalvekoguduse ja osa kogudusega. Ütlen ausalt, päris raske ülesanne. Mina, kes ma igapäevatöös armastan hirmsasti rääkida ja pikalt, et nüüd pean hakkama saama 10+ minutiga.
ja pilte on mul ka tublisti, nii et olen siis teinud sellise valiku, et kes on jälginud kas minu sotsiaalmeediakontot või siis Karmeli koguduse kontot, et siis gruppi, et siis olen seal ka teinud mõningaid postitusi. Ja ma ütlen etteruttavalt ka, et ma panen selle esitluse üles, et kuna ma natuke ülehindasin seda ekraani suurust, et võib-olla ei ole kõik pildid päris hästi nähtavad. Aga see oli siis 3. reis, nagu ma aru saan, et esimest korda külastati siis Eestpalve kogudusena Mooste kogudust, et teisena siis eelmisel aastal Saaremaad ja sellel aastal siis Hiiumaal Jausa kogudust. Et eelmisel aastal oli siis Saaremaa Sioni kogudus. Ja mina olen selle reisiga siis kaasas olnud nüüd teist korda, et esimesel korral mind ei olnud. Et meie väike reisiseltskond on siin pildi peal, et olime taas 8, et väga mitmed meist olid siis samad inimesed, kes eelmisel aastal ja kes ilmselt ka esimesel aastal, aga oli ka nii-öelda uusi inimesi, mis oli väga tore. Et meie reisijuhiks oli Mati Tiiter, väga selline tubli ja kindlakäeline autojuht ja reisijuht, et kellega koos siis tegime valikuid, et mida siis vaadata selle 3 päeva jooksul. Et kindlasti üheks selliseks meie huviobjektiks olid erinevad kirikud, aga kuna Hiiumaal on ka palju muud huvitavat, et siis püüdsime nii-öelda maksimaalselt oma päevi sisustada ja vaadata ära kõik, mis tee peale ette jäi. Et kindlasti on teil küsimus, et kas me käisime külas Sven Joonatan Siibaku perekonnal, et nii nagu algselt lubati, jah, käisime. Et see oli kohe esimene nii-öelda selline sihtobjekt meil. Esimene peatus siis Kärdlas, Sven Joonatani ja Helin Siibaku kodus. Ja siin on meie väike selline grupipilt. Et aga samasse õhtusse mahkudus veel üks väga elamuslik sündmus, et koos Jausa koguduse pastori Ülo Kikasega käisime siis ka sellisel väikesel paadiretkel Soela väinal ja meie sihiks oli siis jõuda Raudrahuni, mis on siis selline hülgesaar, hülgete pesitsuspaik ja mis on kaitse all. Et meie paadil oli siis tüürimeheks Ülo Kikas, nagu ma ütlesin, ja tegemist on siis sellise erilise paadiga, et tegemist oli siis Estonia päästepaadiga ja meie suureks üllatuseks siis ka Ülo Kikas on pääsenud Estonia parvlaevalt ja ta rääkis meile ka lühidalt oma pääsemise lugu. Ja tõdesime ka seda, et maailm on väga väike, et inimene, kelle tema aitas sinna päästepaati tõmmata või päästeparvele oli Jaan Stern, et ma ei tea, kui palju teile see nimi midagi ütleb, aga Kadrina inimesed kindlasti teda teavad. Meie teekonnale jäi päris mitu kirikut, et näiteks siis külastasime Reigi kirikut, mis on ka meie Eesti kirjanduslukku kirjutatud erinevate lugude kaudu. Ja selle raamatu autoriks, Reigi õpetaja autoriks minu mäletamist mööda on Aino Kallas. Siis käisime ka Kassari kabelis, millest mul on pilti siin, sõitsime mööda Suuremõisa kirikust, tegime ringi ümber Hilleste kabeli ja muidugi jõudsime ka Jausa kogudusse. Aga vahepeal oli veel mitmeid huvitavaid kohti, et Reigi kiriku pastoraadis on iga-aastaselt üleval sellised erinevad väga kõrgetasemelised kunstinäitused ja sellel aastal siis saime tutvuda Eesti tippehte kunstnike näitusega, mis oli siis järjekorras juba 7. Ja need näitused on tegelikult väga, väga populaarsed Hiiumaal.
Siis tutvusime ka sellega, kuidas vanasti elati ja oldi Hiiumaal ja Eesti talus. Ehk et siis oli meil väike ekskursioon Mihkli talumuuseumisse. Et kes on seal käinud, siis teab kindlasti, et seal on väga suur selline talukompleks ja on võimalik näha kõike seda, et kuidas siis vanal ajal eestlased elasid. Kassari kabelit juba mainisin, et miks Kassari kabel on eripärane, et Kassari kabel on ainus rannaroost ja laastudega katusega kabel, tegutsev kabel Baltimaades. Ja kabeli eripäraks on veel ka see, et seal puudub elekter, nii et kõik jumalateenistused toimuvad siis küünlavalgel. See pilt siin kõrval on siis Suuremõisa kiriku tornist, et mis paistis meile kätte täpselt siis, kui me seisime Hilleste kabeli ees. Hilleste palvela ees, vabandust. Et üldse on Hiiumaal 21+ erinevad kirikut, kabelit ja palvelat. Et tundus küll, et neid on tõesti väga-väga palju, et iga natuke saa tagant sõitsime mõnest kirikust või kabelist või palvelast mööda. Ja Hiiumaale on kindlasti väga eripärane see, et kui me räägime nii-öelda sellest vabakirikute ajaloost, et siis Hiiumaal on väga palju säilinud neid algsel kujul neid nii-öelda priikoguduste palvemaju. Et Hiiumaa on ka tuletornide maa, et Hiiumaal on 7 tuletorni ja lisaks on siis veel sellised tulepaagid nii-öelda, mis on siis maamärgid ja mis siis annavad meremeestele teada sellest, et kus nii-öelda maa asub, et ei sõidaks siis oma laevaga madalikule. Et meie jõudsime külastada siis 3 tuletorni, Tahkuna, Kõpu ja Ristna, et mis on võib-olla ka ühed sellised tuntumad. Ja Jausa palvelasse me jõudsime siis pühapäeva hommikul, et meie üllatuseks oli teenistusaeg tõstetud varasemaks, et mis andis meile ka ühtlasi sellist nagu reisiaega hiljem juurde või sellist ringi vaatamise aega saare peal. Et siin on üks pilt, see kollane maja, mida te näete, et see on siis see maja, kus tegelikult algselt hakkas kogunema nii-öelda Jausa priikogudus ja pidama oma esimesi selliseid jumalateenistusi. Ja see maja, mida siis kõik praegu teavad nii-öelda Jausa palvelana, et see hoone on siis ehitatud 1923. aastal ja ka avatud ja sisse õnnistatud siis novembris 1923. Ja põhjus selle palvele ehitamiseks tekkis siis sellest, et kuna see esialgne maja nii-öelda, kus koos käidi, jäi väikeseks, et kogudus kasvas, siis oli vaja uut eraldi hoonet ja see hoone on siis ehitatud, see praegune palvele maja on ehitatud üle tee kinnistule ja see krunt saadi siis nii-öelda annetusena ühelt kohalikult talumehelt. Ja nii palju, kui mina ajaloost siis välja kaevasin, on ka kohalikud talumehed selle koguduse maja siis ehitanud. Et nii nagu priikoguduste hooned ikka on ka Jausa koguduse maja väga-väga selline lihtne, tagasihoidlik, et hästi tüüpiline on, et sissepääsu kohal on rist ja ka katusel on tagasihoidlik rist. Sisustus on hästi lihtne, et on nii-öelda kehtib selline madala läve põhimõte, et uksest sisse tulles on võimalik kohe ees näha altarit. Ja nii on see siis ka Jausa palvelas. On ka väikesed abiruumid, aga hoone ise on endiselt väga-väga tagasihoidlik, selline mingit erilist toredust seal ei ole. Et saime aru kohalike inimeste jutust, et need pingid, mille peal me istusime, need on ka seal ligi 100 aastat ja rohkem vanad. Et iga külamees siis nii-öelda oma maal kasvavast puust siis nii-öelda valmistas endale pingi, mille peal seal palvelas istuda.
Et võib-olla paari sõnaga teenistusest ka, et teenistus kujunes selliseks hästi emotsionaalseks, et kuna valdavalt olid seal koos vanemad inimesed, et siis räägiti ka sellest, et millised olid kunagi priikoguduste teenistused ja milliseid laule lauldi ja tõdesime ka seda, et tegelikult Eesti on ikka väga väike, sellepärast et inimesed tunnevad üksteist, et need kristlaste võrgustikud on väga tihedad ja tuntakse üksteist põlvkondade üleselt. Ka tuntakse nii, inimesed liiguvad saarelt mandrile, mandrilt saarele, et tuntakse üksteist nagu põlvkondade kaupa, mis on iseenesest nagu ka väga, väga tore ja kindlasti meeli liigutav. Et lisaks siis külastasime ka Kassaris asuvat Aino ja Oskar Kallase suvekodu. See on selline väike muuseumaja nii-öelda, et kus on siis ühest toast on kujundatud selline muuseum, kus siis võib leida materjale ja infot Aino ja Oskar Kallase kohta ja kus muuhulgas on siis ka üks selline väike tore portreefoto Villem Tamme perekonnast, et Villem Tamme hüüdnimi oli siis Ilus Villem, et tema oli siis Kaarli kiriku altarimaali Jeesuse prototüüp. Ja hiljem siis teadaolevalt samas majakeses suvitas ka Arpa Tarderi perekond. Et muidugi külastasime veel erinevaid toredaid kohti, et alati väga haruldased ja sellised väga ilusad silmale vaadata on lavendliväljad, et Hiiumaal asub ka üks vähestest Eesti lavendlitaludest, mida me külastasime, mis tegelikult oli päris meie majutuskoha lähedal. Et seal on suur lavendlipõld, kus siis kõik huvilised saavad käia pilti tegemas. Siis külastasime ka mitut sadamat, et siin pildil on siis Orjaku sadam, et alati on väga tore vaadata sellist avarat merevaadet ja kui kõik purjekad on sadamas ja vesi on vaikne. Et ilmaga oli meid hästi õnnistatud, et vihma sadas siis, kui me parajasti bussis olime. Nii, ja siis tagasiteel saime ringi teha ümber ka Hilleste kabelile, palvelale, et kus siis teadaolevalt sellel nädalavahetusel õnnistatakse ametisse uus pastor ja kus peaks siis praegu olema ka meie koguduse pastor Gunnar Kotiisen. Et selline väike ülevaade siis, et Hiiumaa nimi on teatavasti Taagöö, mis siis tõlkes on päevasaar, aga pidime meie ka tõdema, et päevaga seda saart paraku nii-öelda läbi ei käi, et päeva võib seal püüda, aga ühest päevast jääb väheks, et kõikide kaunite kohtadega ja kogu Hiiumaaga nii-öelda tutvuda ja sellest ülevaade saada. Et selline lühike ülevaade siis, et meie ootame huviga ja sardiga, et mis on see järgmine koht, mida Jumal meile pakub. Isegi kui see on Hiiumaa, siis meil on seal palju kohti, mida veel vaadata ja ootame kindlasti ka siis uusi Karmeli koguduse liikmeid meie reisigrupiga liituma. Minu poolt kõik, aitäh teile ja õnnistatud õhtut! Hilja on ka siin kuskil, et Hilja tuleb, räägib ka paar sõna veel siia, oma kogemusi ja muljeid, et kes oli meiega reisil kaasas. Mina pean seda ütlema, et minu tutvus Hiiumaaga algab juba 60 aastat tagasi, siis kui mina kord noor olin. Ja nimelt sellega, kui vend Arder oma abikaasaga ja vend Sildos tegid ringreisi Hiiumaa kogudustes, tol ajal oli Hiiumaal 15 meie baptisti kogudust. Nüüd, nagu Mirjam arvestas, et on vist 9 järgi jäänud. Ja
ja siis samal ajal oli Hiiumaal ka minu tädi, kes hooldas seal ühte vanainimest. Ja see oli kuidagi nii meeldejääv, need päevad kõik, mis me seal olime. Me siis ööbisime ka selles Aino Kalda maja muuseumis ja saime näha seal mitmeid kogudusi. Ja tol ajal oligi meie vanem pastoriks vend Aleksander Sildos, keda teie ilmselt keegi enam ei tea, aga siis oli hoopis teine aeg ja teised tingimused. Aga tänu Jumalale oli siiski võimalik käia saare peal, kus pidi eriluba olema, ei saanud mitte niisama lihtsalt, vaid küllakutsega. Aga sellel ajal külastasid ka meie kogudust vend Teedi Tüür näiteks, kes oli väga tuntud üle Eesti ja kui tema külla tuli, siis oli garanteeritud, et meie palvel oli puupüsti rahvast täis, sest tal oli Jumalast kingitud and Jumala sõna selgitada ja jagada ja käisid veel mitmed teised, ka vend Meinhard Helmi, just nimelt ka Kassari saarelt ja veelgi mitmeid, näiteks ka üks vend, kes elas vahepeal, oli emigreerunud Ameerikasse ja tuli tagasi Eestisse saarele, oma kodusaarele. Ka tema Meeliseti ajal külastas meie palvelat, hetkel nimi ei tule meelde, aga ta on ka mitmete raamatute autor vaimulikust perspektiivist, 3 järjestikust raamatut. Neid, jah, Harri Eller just nimelt. Ja niiviisi on mitmeid sidemeid Kalli Hiiumaaga, kuigi ta asub meist üle 200 kilomeetri eemal, aga sidemed on jumalalaste vahel siiski olemas, me oleme üks perekond ja ükskõik, kus sa neid siis ka kohtad, sa tunned, et ta on oma. Ja ka sellel reisil, seal kui olime parajasti sadamas, kui pastor meid vastu võttis ja korraga tuleb minu juurde üks õde ja ütleb, tere, kas sa mind ei tunne? No tõesti, ma ei tundnud ära, sest me olime kohtunud palju aastaid tagasi, siis kui ta alles muusikat õppis ja nüüd ta on üks Tallinna Oleviste koguduse meeskoori juhatajatest, nad 2 selle ala peal on ja nad olid Oleviste meeskooriga meil külas siis, kui meie kogudus sai 100-aastaseks ja see koosolek toimus meie Rakvere 1. keskkooli saalis ja nemad olid siis meeskooriga meil külas. Ja rõõm oli veel näha ka Sven Joonatani vanaisa Enno Tuulikut, kes oli ka üks palvetaja vend tol ajal, kui oli Oleviste ärkamine ja tema töötas koos Rein Uuemõisaga ja nüüd on aastaid juurde tulnud ja vend täna siis andis oma ülesande seal Hilleste koguduses edasi nooremale vennale ja kõiki neid niiviisi kohata ja näha. Ja veel pidin ütlema seda ka, et Jausaga on meid nii palju sidunud, et 2 Jausast pärit õde on maetud meie koguduse kalmistule just minu tädi kõrvale ja tädi hooldas seda hauaplatsi ja nüüd istutan mina sinna lillekese ja riisun ja kõik niisugused väiksed asjad seovad meid üksteisega ja ma olen südamest tänulik ja rõõmus selle üle, et Jumala laste pere on ikka nii suur ja hea on tagasi mõelda ja hea on ette mõelda, et meil on tulevikku ja lootust, sest Issand on öelnud, et tema on seesama eile, täna ja igavesti. Tema on meie päästja, tema on meie lunastaja, tema on ükskord igavikus ka meie advokaat ja oleme selle eest väga tänulikud ja nii palju, kui meist oleneb, püüame jääda lõpuni ustavaks, sest me ei tea seda päeva, millal Issand meid kutsub.
Sellepärast soovin teile kõikidele jõudu ja õnnistust. Issand, sirutagu oma käed kõikide peale ja olgu temast õnnistatud. Aamen. Nii, aga me saame tõusta, sest me saame kohe vilistada, aga sa nii toredasti räägiti Jausa kogudusest ja kuna nad ikkagi on meie eespalvekogudus, siis palvetame neile kohe õnnistus ka. Isa, aitäh sulle selle töö eest, mis sina oled seal koguduses teinud ja mida sa oled veel tegemas. Aitäh, et sul on hea plaan nende jaoks. Aitäh iga ustava liikme eest, kes seal käib kohal, Jumal, ja tõesti otsib sind selles paigas. Ma palun, et tõesti nad võiksid olla eriline valgus selles paigas, kus nad on nendele inimestele, kes seal elavad. Et tõesti need ümberkaudsed inimesed võiksid veel rohkem tulla ja otsida sind ka sellest paigast ja leida sind, Jumal. Et sina oleksid selle koguduse keskel, sina õnnistaksid, sina varustaksid neid, et nad võivad tõesti tunda seda, mida ütleb ka Psalm 23, et sina oled nende karjane ja siis neil ei ole tõesti mitte milleski puudust. Aitäh sulle nende töö eest, aitäh, et sa oled neid veel nii rikkalikult edasi õnnistamas. Ja me tuleme nüüd sinu ette, Jumal, ja tahame tõesti ülistada ja kiita sind. Sest sinu käes on kõik, mida me vajame. Aamen. Selles elus leiame, et miski on puudu. Selles elus leiame, et maailm ei rahulda. Selles elus leiame, sinu taga tumbe lootus.
sinu vett, sinu vett. Me ei otsi muud, kui joome sinu vett, sinu vett. Me ei janune, kui joome sinu vett, sinu vett. Me ei otsi muud, kui joome sinu vett, sinu vett. Jeesus, Jeesus, sinu kain ei tühjene. Jeesus, sinu jook toob rahu meil. Oled elav vesi allikas. Jeesus, sinu kain ei tühjene. Tänu Jeesus tõesti, et sinu juurde saame tulla ja sul ei ole kuidagi puudus sellest, mida sa tahad meile anda või see, mida me igatseme ka saada. Ma palun tõesti, et tänase teenistuse jooksul ka meie sees võiks tulla veel rohkem esile see igatsus, Jumal. Tulla sinu ette ja olla su ees. Juua sinu elavat vett ja saada tõesti täidetud sellest. Ja et tõesti see igatsus oleks ka see, et olenematu kohast, kus me oleme, kas me oleme oma elu kõrghetkedes või madalhetkedes või kuskil vahepeal ja me ei saa aru, mis toimub, et olenemata sellest meil oleks igatsus tulla su ette ja kiita sind ja tõsta kõrgeks, sest sina oled seda kõike väärt. Sa oled väärt meie kiitust, meie ülistust, sest sina oled kuningate kuningas ja isandate issand. Ja me tõesti tahame praegu tõsta kõrgeks sind, sest ei ole teist sinu sarnast. Jumal, sinus kõik, mida vajame, su vägevust, tarkust ja headust ei hoomata suuda. Sind veel rohkem kui õhku me vajame ja palume, muuda meie südameid, et seda võiks me mõista. Issandat ja kõlagu tänu mu suust iga päev, sest praegu ma kõike veel täpselt ei tea, kuid tean, tuleb selgus ja aeg, mil muud teha ei soovi, kui ülistada ja kiita sind, sest su ustavust aina ma näen, seda ohvrit, mis minu ees toodi. Kiida mu jõud, issanda, oled kõik, oled targasti loonud, su vägevust, tarkust ja headust võib aimata loodu sees. Palun ava need silmad, et näha võiks neid väiksemaid, suuremaid imesid, mis kõikjal meil on. Kiida mu hing. Kiida mu issanda ja kõlagu tänu mu suust iga päev, sest praegu ma midagi selgelt ei näe, kuid tean, tuleb selgus ja aeg, mil muud teha ei soovi, kui ülistada ja kiita sind, sest su ustavust aina ma näen, seda ohvrit, mis minu ees toodi. Kiida mu jõud. Kuid tean, tuleb selgus. Kuid tean, tuleb selgus
selgus ja aeg muud teha ei soovi, kui ülistada ja kiita sind, sest su ustavust aina ma näen. Seda ohvrit, mis minu eest toodi, kiidan issandat. Au toogu sulle. Au toogu sulle minu elu, mu sõnad, kõik, mis mu sees. Au toogu sulle minu elu, mu sõnad, kõik, mis mu sees. Alistan sulle oma elu ja plaanid, kõik, mis veel ees. Alistan sulle oma elu ja plaanid, kõik, mis veel ees. Au toogu sulle minu elu ja sõnad, kõik, mis mu sees. Au toogu sulle minu elu ja plaanid, kõik, mis veel ees. Alistan sulle oma elu ja plaanid, mis veel ees. Alistan sulle oma elu, sest tean, tuleb selgus ja aeg, mil muud teha ei soovi, kui ülistada ja kiita sind, sest su ustavust aina ma näen. Seda ohvrit, mis minu eest toodi, kiidan mu hing issandat. Jeesus. Sest tean, tuleb selgus ja aeg, mil muud teha ei soovi, kui ülistada ja kiita sind, sest su ustavust aina ma näen. Seda ohvrit, mis minu eest toodi, kiida mu hing issandat. Tänu Jeesus sulle, et saame kiita ja ülistada sind. Ava meie südamed selleks sõnaks, mida meile jagatakse. Tule ja kõneta meid. Las meie südamed olgu pehmed, Jumal. Me igatseme kogeda sind. Aitäh, et sa oled siin paigas. Amen. Viime istuda. Sorry. Nii, siin ees on alati nii palju sahkerdamist, aga võib-olla ongi hea, et saab korra istuda ja kõik ei lähe niimoodi rongi rattaid mööda, ei kihuta mööda, vaid saab korra hingata selle vahel, kuidas me saame ülistada Jumalat ja mis tal nüüd varuks on.
aga tere õhtust kogudus ka minu poolt. Mul on nii hea täna seista teie ees ja küll on hea, et ma usun, et tänane sõna ei tule üldse minult, vaid mina olen lihtsalt toru ja Jeesus saab kasutada mind ja tema on see, kes täna tegelikult räägib. Ja ma arvan, et püha vaim on täna juba siin, tähendab, seda ma ei arva, seda ma tean, seda on kogeda, et püha vaim on siin paigas ja ta on juba teinud meie südamed lahti. Nii et vaatame, mis tal täna meile varuks on. Aga suvel on meil tavaks selline tore asi, et koguduse sisutiim puhkab, mis tähendab, et sellist mingisugust teemat, millest me läbi käime, otseselt ei ole, vaid kõikidele jutlustajatele antakse see piin, et nad peavad tulema siia ja rääkima seda, mis südamest tuleb. Aga minu arust see suvi kuidagi Jumal on eriliselt saanud kasutada seda ja on näha, et Jumal on kõnelenud nende inimestega, kes on siin jaganud seda, mis neil südames on. Ja ta on ise saanud rääkida ja minu arust peaaegu iga pühapäev, võib-olla see on natukene liiga dramaatiline, aga mul on selline tunne, et läbi on käinud alati see võrdlemise teema. Ja kui ma mõtlesin selle peale, siis ma sain nii selgelt aru, et ma usun, et see on Jumala kõnetus meie kogudusele selleks suveks. See on isiklik sõnum nii sinule kui ka minule, et ärme lase sellel mööda minna, vaid Jumal on tõesti nii oluliselt praegult välja toomas seda, et me ei saa enam võrdlemist nagu iseennast teistega, vaadates seda, et kus teised on ja siis pannes ennast kuidagi kuskile joone peale sellega võrreldes või et mu naaber on selline, aga mina ei oska seda ja ei, mina ole ju jutlustaja, mina ei ole juht, mina ei ole teenija, heal juhul olen ainult pinginühkija, et ma nii selgelt saan aru, et Jumal on ütlemas, et aeg on nagu panna see asi maha ja me ei saa enam võrdlemist kui loomuliku osana inimloomusest ja öelda, et aga see on okei, see ju käibki niimoodi, et inimestena me ei oskagi muud moodi, kui kus ma siis tean, kuidas mul läheb, kui ma ei võrdle sellega, et kuidas mul kõrval inimesel läheb ja siis ma tean ju, kuidas minul ka läheb. Vaid ma nagu tunnen, et Jumal ütleb, et me peame aru saama, et selline enese võrdlemine on katk ja see on enese hävituslik mäda, mis tegelikult rikub inimeste elusid. Ja me peame sellest lahti ütlema. Ja see on nii eriline, ma arvan, et kuidas see on nagu tulnud see suvi nii palju ülesse. Et me ei kaardistaks enam ennast sellega võrreldes, kus keegi teine on ja kui palju olulisem on see, et me ei kaardistaks oma isiklikku suhet Jumalaga kellegi teise Jumala suhte kõrval. Et me ei vaataks selle peale, kuidas keegi teine teenib või palvetab või kuidas tema loeb piiblit või ülistab või mida iganes, vaid me vaataksime oma Jumala peale ja saaksime aru, et ma ei pea küsima oma isegi nagu naabrilt või kõrval olevalt inimesed, kus ma täna Jumalaga olen, vaid palju olulisem on see, et ma küsin seda oma Jumalalt. Ja sellepärast, et Jumal ütleb, et see ei ole okei viis, kuidas me ennast kuidagi mõõdame või kuidas me oma väärtust, kuhu me oma väärtuse paneme. Sellepärast, et see on see, kuidas tema ei kaardista meid. Ja ma usun, et ta ei ole enam nõus sellega, et me lihtsalt lubame võrdlemise patul oma eludes nii lihtsalt nagu juhtida meid. Ja ma ei ole täna sellest teemast ka täiesti kõrval, nagu sa saad aru. Aga see on midagi, kui ma mõtlesin sellele suvele ja mida Jumal on teinud, mis on olnud kuidagi mu südames ja mis nüüd ära klikkis. Ja ma usun, et see on sellepärast, et nii oluline tõde on see, et Jumala riigis ei ole mingeid leveleid, nagu me tihtipeale ette kujutame. Et Jumala riigis ei ole niimoodi, et kui ma tulen Jumala juurde, kui ma teen oma päästepalve, annan oma elu Jeesusele ja mu elu saab muudetud, et siis ma olen tase 1. Ja sellel tase 1 mu siis ülesandeks on õppida lugema piiblit ja palvetama ja võib-olla koguduses käima. Ja kui üks hetk nagu Jumal näeb, et ma selle nagu tase 1 ülesanded olen ära teinud, siis ta äkki ülendab mind tase 2, kus mul on uued ülesanded ja uued väljakutsed. Võib-olla tuleb siis tase 2 hakata koguduses ka teenima, lähen lastetöösse või mida iganes. Ja nii edasi, kuni me oleme edasi lõpuks level 100, kus me siis viimaks oleme sellel viimasel pühaduse levelil, nii et me võiksime lõpuks seista nagu Jumala kõrval.
ei, see ei käi niimoodi ja ma ei saa aru, miks me oma peas oleme sellise pildi nagu loonud ja ma arvan, et me isegi tihti ei saa aru, et see pilt on meie sees, aga kui ma nagu räägin inimestega oma ümber ja kui ma vaatan ise vahest oma palvemustrit, siis ma näen seda nii selgelt, et see on nagu meie koguduse keskel. Aga me peame aru saama, et Jumal ei ole loonud meid mingisugusesse arvutimängu või ma ei tea, mingi hiirelaburindi katsesse, et ta tahaks näha, kui hästi ja kui kiiresti me tema antud väljakutseid või tema antud ülesandeid täidame. Ei, see ei ole kunagi olnud Jumala plaan, see ei ole tema disain, see ei ole see, kuidas ta on loonud sind ja mind ja seda keskkonda, kus me oleme, meie elu. Ja sellest tulenevalt on nii oluline aru saada sellest, et selle tõttu meie õnnestumised ja läbikukkumised ei ole meie mõõdupuu. Me ei saa mõõta ennast nende asjade järgi ja me ei saa isegi mõõta ennast selle järgi, kui palju ma võib-olla piiblit loen või koguduses teenin või kui kirglikult ma palvetan, ülistan, mida iganes. Sellepärast tead, et Jeesus ei oota meilt seda, et me oleksime ülihead piiblilugejad või palvetajad või ülistajad või mida iganes. Ta ei oota, millal me viimaks sinna viimasele levelile saame, millal me oleme viimaks kõik need ülesanded ära täitnud, mis ta on meile andnud. Et ta siis viimaks lõpuks ometi, küll sul läks aega, aga nüüd ma lõpuks saan sinuga rääkida. Nüüd ma lõpuks saan sind kõnetada ja sind kasutada. Jällegi, ei, see ei ole see, kuidas Jumal on meid loonud. Vaid selle asemel on nii oluline näha seda, et Jumal on loonud meid, et me võiksime lihtsalt olla koos temaga. Sest et üle kõige ta armastab olla täpselt selles paigas, kus me täna oleme. Ta ei ole loonud meid niimoodi, et meie täidame mingeid leveleid ja täidame mingeid ülesanded ja tema siis hindab seda kuskilt kõrvalt, vaid ta on loonud meid teekonnale ja teekonnale koos temaga, sellepärast et üle selle, mis on see lõpp-punkt või lahendus või isegi mingi vastus meie nagu igatsusele või küsimusele, ta armastab seda teekonda koos meiega. Ja ta nii eriliselt armastab neid hetki, kus me õpime ja pusime koos temaga nende küsimustes ja kahtlustes, mis meil on. Kui me avame oma piibli ja nii selgelt või nii ausalt ütleme Jumalale, Jumal, ei saa mitte midagi aru, mis siin kirjas on. Ja võib-olla ma olen käinud koguduses aastaid, aastakümneid ja ma ei ole ikka kindel, Jumal, miks sa Vanas Testamendis lubad lihtsalt kogu rahva hävitada, sellepärast, et nad ei olnud sulle meelepärased või Jumal nagu räägi mulle ja see on tema lemmikkoht, kus olla koos sinuga, sellepärast, et Jumal armastab olla koos sinuga. Ta armastab olla koos sinuga või ta igatseb olla koos sinuga nii väga, et ta andis kõik, mis tal oli, oma ainsa poja ja ta läks ristile sellepärast, et Jumal teadis, et kui see on hind, et olla koos sinuga, siis ta tahab maksta seda hinda, ta on valmis seda maksma mitmeid kordi, kui oleks vaja. Aga tänu Jeesusele, et Jeesuse risti surm oli piisav selle eest, et täna sina ja mina võiksime olla igavesti Jumalaga. Ja nii eriline on see, et Jumal armastab olla täpselt selles kohas, kus sa täna oled. Ja tead, see on lausa tema lemmikkoht, kus olla sinuga. Ta armastab täiega olla sinuga nendes tippudes, mägede tippudes, ta armastab sinuga tähistada, aga täpselt sama palju Jumal nii eriliselt armastab sinu orgusid, olla sinuga sinu raskustes, sinu kahtlustes, isegi sinu maadlustes Jumalaga. Ja mitte sellepärast, et Jumalal oleks hea meel sellest, kui me kannatame. Ei, Piibel ütleb nii selgelt, et Jumal nutab nutjatega ja Jumal kannatab kannatajatega. Ja Jumalale teeb nii haiget see, kui tema lapsed on valus ja murtud. Aga see on tema lemmikkoht sellepärast, et ta on selles koos sinuga. Ja tänase selle kogu minu jutu või selle, mis mu südames on, see sõna koos on väga oluline märksõna. Jumal armastab seda kohta, kus sa praegult oled, sest ta tahab olla selles koos sinuga. Ja see on tema jaoks nii palju erilisem, kui ükskõik milline püha troon või milline iganes auhiilguse paik, kus ta võiks olla. Ja tead, kui ma olen oma piiblikavas juba viimased pool aastat siin, ma olen nii selgelt näinud seda, lugedes piiblit, kuidas see sama nagu printsiip või see sama teadmine
nii selgelt tuleb välja igast piibliloost, sellepärast et loo järel ma loen neid ja esmapilgul need on enamus lood on nagu sellised, mis on inimkonna suurim häbiplekk, täielikud läbikukkumised mingitel suurtel kangelastel. Need on lood, kus inimesed on oma kahtlustes, oma leinas nagu Jumala vastu ja ma ei tea, kas sa oled tundnud seda, kas sa loed neid lugusid, sa mõtled, Iisraeli rahvas, millal sa lõpuks aru saad? Kas sa siis ei tea, mis on see lõpptulemus? Kaua sa seal kõrbes veel nurised? Ja ma loen neid ja see on nii naljakas, kuidas iga loo lõpus Jumalal on hea meel nendest inimestest, kes täiega läbi kukuvad, kes täiega komistavad, kes panevad täiega puusse ja ta ütleb neile seda, ta ütleb, mul on nii hea meel, et sa neid asju tegid või nagu, et mitte, et sa neid asju tegid, aga mul on nii hea meel sinust, sellepärast, et kõikides oma kahtlustes, oma maadlustes, oma nurinates, oma keerulistes kohtades, sa olid minu ees ja sa olid minuga koos. Ja Jumal nagu toob nii selgelt välja seda, et kui hea meel tal on sellest. Ma arvan, et võib-olla kui sa kuuled seda, siis ma ei ole ainus, kelle jaoks esimene mõte kohe oli Hiobi lugu. See, kuidas Hiob on õige Jumala ees ja siis, kuidas ta kaotab kõik ta elus ja ta usk lööb kõikuma ja kaotab isegi usu sellesse, et äkki Jumal ikkagi ei ole õige, äkki tema valitsemine ikkagi ei ole õige. Ja seal on kogu see lugu, kuidas ta sõbrad tulevad ja proovivad talle anda väga tarka nõu ja ütlevad, et ei, Jumal on ikka õiglane, et see tähendab, et sina oled pidanud tegema mingisugust pattu ja siis aitavad tal otsida seda vale tegu, mis ta on teinud. Ja siis, kui Hiob valab nagu peatüki järel välja ennast Jumala ette, ta nagu süüdistab isegi Jumalat, ta on Jumala ees ja kuidas Jumal selle loo lõpus vastab talle ja ütleb, et Hiob, sina tegid kõikidest nendest inimestest õigesti. Sinust mul on nii hea meel, sellepärast, et sa ei rääkinud minust lihtsalt või sellest, kuidas sina tead ja sinu tarkus on välja uurinud selle, kes ma olen, vaid sa olid oma kahtluste ja murede ja sellise maadlemisega minu ees ja selle üle nagu mul on nii hea meel ja ma kiidan sind. Või ma läksin läbi nutulauludest ja kui sa loed neid nagu detaile ja neid peatükke, neid ei ole alati nagu väga julgustavad või kui sa oled selle, kes sa loed seda, kuidas nutulaulude autor leinab seda, kus kohas Iisraeli rahvas on. Jumala püha rahvas on laiali pillutatud, Jumala tempel, tema nagu pühaduse vaimu asukoht on hävitatud, Jeruusalemm on varemeis, ebajumalaid kummardavad rahvad valitsevad nende üle ja see lein, mis seal on, see on nagu nii valus ja nii kurb ja kuidagi isegi ebamugav, sellepärast, et see on nii nagu toores ja nii päris. Ja siis ma loen seda, kuidas see autor valab ennast välja Jumala ees ja nutulaulude keskel 3. peatükis 55. salmist alates, see on nii selgelt näha, kuidas välja valamise järel tuleb Jumala rahu ja Jumalale selgus selle üle. Ja see ei võta ära seda valu, sellepärast, et see leinalaul jätkub edasi, aga nagu sa saad aru, et nagu see, et olla Jumala ees ja valada ennast välja temale, ta ei karda seda, ta nii ootab seda, ta ootab, et me tuleksime tema altari ette ja valaksime välja. Ja nutulaulude 3. peatükis siis alates 55. salmist ütleb niimoodi, ma hüüdsin su nime, issand, sügavaimast kaevust, sina kuulsid mu hüüdu, ära peida oma kõrva mu appihüüde eest, et saaksin kergendust. Sa olid ligi, kui ma sind hüüdsin. Sa ütlesid, ära karda. Või kui vaadata Uue Testamendi peale ja neid lugusid sealt, siis mul tuleb esimesena kohe Peetruse lugu, kus jüngrid on vee peal ja seal on torm ja nad arvavad, et nad upuvad ära ja siis nad näevad kaugelt tonti, kes tuleb välja, et on hoopis Jeesus ja Peetrus oma sellises kärsituses ja emotsionaalsuses ütleb, et issand, kui sa oled sina, siis kutsu mind vee peale. Ja ta astub sinna vee peale ja ta vajub. Ja lugedes seda lugu esimene mõte on, et see on Peetruse kõige suurem läbikukkumine. No ise sa tahtsid sinna vee peale minna, miks sa siis ei usalda seda Jumalat, kellele sa oled oma elu andnud? Aga ma arvan, et see on nagu Peetruse suurim pöördepunkt ja tema nagu suurim õnnestumise lugu, tema
tema nagu teenimistöö üks kõige olulisemaid hetki, sellepärast et sellel hetkel, kus ta hakkab kahtlema ja ta vaatab nende lainete peale, ta kõige esimesena hüüab, issand, päästa mind, ta hüüab issanda nime ja sellepärast Jeesus päästab ta ja tõmbab ta välja selle seest. Mitte sellepärast, mida Peetrus oleks hullult teinud või et ta oleks olnud eriliselt väärt või lihtsalt sellepärast, et Jeesusel on nii suur armastus tema vastu ja see, et ta hüüab esimesena tema poole, teeb talle nii head meelt. Ja mul näen nagu seda pilti, et isegi kui nad on seal paadis jälle hiljem tagasi ja Jeesus vaatab tema poole ja ütleb, et miks sa kahtlesid? Siis ma näen, kuidas ta ütleb seda nagu täis armastus täis silmadega. Ta vaatab Peetruse otsa, et miks sa kahtlesid? Sa ju tead, et ma hoian sind. Aga nii hea, et sa hüüdsid esimesena appi minu nime. See on see põhjus, miks sind täna päästeti. Kui tihti Jeesus ütles inimestele, et sinu usk on su päästnud, sest nad hüüdsid esimesena appi Jeesuse nime. Ja neid lugusid on veel, ma arvan, et sul endal tuli ka paar head näidet ja ma arvan, et kui me täna õhtul ka loeme Jumala sõna oma isiklikes palvekambrites, salajastes paikades, siis meil tuleb nagu neid hetki selle teema ilmutusi veel. Ja ma nagu selle teema osas ma saan aru, et oma peas me saame aru, et Jumal on armuline. Jumal ju armastab meid, me kõik teame seda. Ma olen piisavalt käinud kirikus, et ma olen kuulnud küll paar korda seda, et Jumal armastab mind. Ma tean oma peas väga hästi seda, et võrdlemine ei ole hea ja ma ei peaks seda tegema. Aga ma nii selgelt oma südamest tunnen, armas kogudus täna, et praegult on aeg, et me hakkaksime päriselt elama selle järgi. Et see, mis on meie peas nii selgelt, et see võiks nagu südamesse jõuda ja see võiks saada elavaks ja me võiks aru saada, et need ei ole lihtsalt ilusad moraalsed mõtted, vaid nagu täna on aeg hakata elama selle järgi. Et on aeg aru saada, et see võrdlemine on üks kohutav röövel. Ja nii nagu ülemlaul ütleb, see on rebane, kes sööb ära meie Jumala viinapuu aia, kes need ilusad viinapuud, mis on selles aias, mis õitsevad, mida Jumal on kastnud, need viljad, mida temal on lubanud esile tuua, kuidas võrdlemine tuleb, kui rebane sööb ära need juured ja siis kukub kogu taim kokku. Ja me peame aru saama, et Jumala lastena me ei mängi mingit mängu, seda sama arvutimängu või see ei ole mingi katse ja et see ei ole mäng, kus me peame välja teenima oma koha Jumala kojas. Ja me peame aru saama, et see, mida Piibel ütleb, et Jumala lastel ei ole mingit hukkamõistu, kehtib iga üksiku meie elus. See, et meie elus ei ole mingit hukkamõistu selles osas, et ma ei ole või ma ei suuda või ma ei oska, nii nagu mu naaber, nii nagu tema. Ma ei ole keegi suur jutlustaja, koguduse juht. Ma lihtsalt ei ole. Tead, sa ei olegi. Tead, mina ei ole ka jutlustaja. Aga Jumal on sind lihtsalt kutsunud olema tema toru. See ei pea mitte midagi muud olema. Lihtsalt tema toru ja Jumal teeb kõik ülejäänud. Sina ei peagi olema juht, sina ei peagi olema jutlustaja, sina ei peagi olema suurim palvesõdur, sa pead lihtsalt olema Jumala toru. Siis ma loodan, et sellel hetkel me saame aru, et me võime lõpetada püüdlemise mingisuguse taseme poole, mida pole isegi olemas, mille me oleme lihtsalt oma enda peas välja mõelnud. Ja siis äkki me saame aru, et Jumal on hoopis kutsunud meid olema koos temaga ühel teekonnal. Või isegi üle selle, Jumal on lihtsalt kutsunud meid olema koos temaga. Ja tead, see on parim paik, kus olla. Lihtsalt kujuta ette seda, et kui eriline see on, kui üks päev me lähme taevasse ja selle asemel, et kuulda hea töö, mu tubli jõustav sulane, sa ei kahelnud, sa ei komistanud, sa ei teinud midagi valesti. Me võime hoopis kuulda, et hea töö, mu tubli jõustav sulane. Kõigi oma kahtluste ja komistuste ja maadluste ja raskuste sees. Sa tulid minu ette ja sa olid koos minuga. Kui palju erilisem on seda kuulda. Kui palju rohkem ma igatsen kuulda enda kohta seda, et üle selle, et ma ei teinud midagi valesti, et Jumalal on hea meel sellest, et ma valisin tema. Ja et ma lihtsalt olen koos temaga.
ja võib-olla sa oled täna siin paigas ja sa kuuled esimest korda, et on keegi Jumal, kes võiks mind armastada, kes armastab mind täpselt selles paigas, kus ma täna olen, siis mul on sulle eriliselt hea sõnum, et täna on parim päev, kus tulla Jumala ette ja öelda, et ma tahan olla koos sinuga. Pole paremat päeva kui täna, et tulla Jumala juurde ja anda talle oma elu, sellepärast et selles on nii suur vabadus. Anda ära kõik see, mille ma pean välja teenima ja lihtsalt öelda, et Jeesuse ristisurm oli piisav selle eest, et mina võiksin elada vabana täna. Või kui sa oled olnud juba Jumala juures ja sa oled olnud koos temaga selles paigas, selles parimas paigas, aga sa oled läinud eemale, sest et on vahest nii raske kinni hoida. Mul täpselt sama hea uudis sulle ka, et pärast teenistust need kardinad tõmmatakse ette ja seal on inimesed, kes igatsevad palvetada sinuga. Aitavad luua sulle selle tee jälle Jumala ette tagasi ja Piibel ütleb nii selgelt, et sinna me võime minna julgelt, sest et selles ei ole hukkamõistu, vaid Jumal täna on käed avali ja ütleb, ma ootan sind. Mu suurim igatsus on olla täna koos sinuga ja ma andsin oma poja selle eest, sinu eest, et ma saaksin olla igavesti koos sinuga. Ja ma arvan, et on nii eriline seega, et kuidas Jumal on nii armuline, et ka nendel hetkedel, kus me oleme nagu nutulaulu autor ütleb, selles sügavaimas kaevus ja me ei oska enam astuda edasi tagasi ja ma ei jaksa enam Jumalast kinni hoida. Kuidas Jumal on nii armuline, ütleb, tule minu ette ja ole aus minuga. Ütle mulle, et ma ei jaksa täna olla koos sinuga. Ma ei jaksa täna hoida sinust kinni. Mul ei ole seda jõudu. Aga issand, sina hoia minust kinni. Ja tead, see on piisav. See on nii piisav, kui me vahest ütleme Jumalale, et sina pead täna minust kinni hoidma, sest ma ei jaksa. Ja ma arvan, see on nii eriline. Ja selle lühikese jutluse lõpuks me võime tõusta. Ja me saame palvetada ja siis me saame veel ülistada. Jumal, sa oled nii ilus. Sina kuningate kuningana, isandate isandana. Sina lihtsalt Jumala ja loojana, meie isana oled nii ilus. See, kuidas sa oled loonud meid, et me ei pea midagi välja teenima, vaid sinu suurim igatsus on lihtsalt olla koos meiega. Issand, ja me tahame vastu võtta täna selle, sest ma tean, et see on nii keeruline meie kultuuriruumis, kus me peame kõik välja teenima, isegi nagu komplimendid ja me ei saa midagi võlgu jääda ja issand, ma tean, et oma südames me tihti ei taha sulle võlgu jääda. Siis täna nagu me oleme sinu ees, issand, avame oma südamed, ütleme, me võtame vastu selle kingituse. Ja ma hea meelega jään sulle võlgu, issand. Sest et see on nii ilus, kuidas sa oled maksnud kõik minu eest. Ja ma lihtsalt palun, issand, et tõesti see võrdlemise vaim saaks täna selles paigas murtud. Jeesus, et see võiks jääda täna siia sinu risti ette, sinu altari ette maha. Ja Jeesuse Kristuse nimel me ei võta enam kaasa seda. Me ei ole nõus enam kaasa võtma seda, issand, sest et me teame, et see teeb nii palju haiget sinule. Ja selleks, et elada selles potentsiaalis, kuhu sa oled meid loonud, issand, me ütleme täna lahti sellest ja me võtame vastu sinu vabaduse. Issand, selle asemel, et vaadata selle peale, kes on keegi teine, me pöörame oma kõrvad sinu poole, oma silmad sinu poole ja võtame vastu selle, kes sina ütled, et me oleme, kelleks sina kutsud meid. Jeesus, ma tänan, et sa oled nii armuline praegult, et sa näitad kõiki neid rebaseid, kes tahavad süüa ära meie juuri ja hävitada seda viljapuuaeda, issand, mida sina oled meie vahel loonud. Ja las me tulla siis alandlikult meeleparanduses sinu ette. Tule puhasta meid, et me võiksime lihtsalt olla sinu torud.
aitäh, et sina oma püha vaimuga oled siin, kui eriline see on. Ja et sa õnnistad igat üksikut siin paigas. Issand, me kiidame sind selle eest. Amen. Aitäh, et sa tulid maale. Sa tulid maale, et meil võiks olla elu. Elu sinuga on hea. Sul toome tänu ja ülistuse laulu. Sa oled hea, sa oled hea. Sa tulid maale. Sa tulid maale, et meil võiks olla elu. Elu sinuga on hea. Aitäh selle eest. Toome tänu ja ülistuse laulu. Sa oled hea, sa oled hea, oled püha. Püha, püha, halleluuja. Universumi kuningas, me isa hea. Püha, püha, halleluuja. Sulle nii võime laulda me igavesti. Sa oled ustav. Sa oled ustav, saab kogu maailm näha. Su tõotused ei hävine. Kes sulle loodab, kes sulle loodab, su sõnas kinni hoia. Sa peagi näha
soovid, et saame lihtsalt olla su ees. Sinuga koos. Kus iganes me oleme sinuga koos. Praegu siin sinuga koos. Oled püha. Universumi kuningas me isa hea. Püha, püha, halleluuja. Sulle nii võime lahulda me laulame veel. Universumi kuningas me isa hea. Püha, püha, halleluuja. Sulle nii võime lahulda igavesti. Sulle nii võime lahulda me igavesti. Jeesus, sulle nii võime lahulda me igavesti. Tänu, Jeesus. Tänu Jumalale selle laua eest, mis ta meile kattis ja millest me võisime osa saada. Aitäh ka Katrele sõna jagamast ja võib-olla siis kogudusele siuke üleskutse, et vaatama, et selle nädala jooksul, et kus sina saad olla see toru, millest siis Katre rääkis, et tavaliselt see toruks olemine on kellegi teise jaoks, nii et võite julgelt palvetada või otsida neid võimalusi, et millal Jumal saab täita siis selle toru millegagi, mis on siis kellegile teisele mõeldud. Vot. Aga enne veel, kui lähme osadusajale, siis on need salajased palvesoovid ja äkki Merike tuled ja siis palvetad nende eest. Siia ette tuli nüüd üks kohutavalt tagasihoidlik toru, aga ma ei ole üksi. Isa taevas, inimesed on kirjutanud siia oma palvesoovid, mis on väga isiklikud, mis on väga salajased, mis on valusad, sina tead. Ja võimalik, et midagi on jäänud kirjutamata, aga sina loed ka seda, mis on jäänud kirjutamata, mis on ridade vahel. Ja isa, tänu sulle, et juba see, et need inimesed need palvesoovid kirjutasid välja ja panid siia punasesse karpi, on usutegu nende poolt. Ja me praegu koos seisame nende inimeste kõrvale, nende palvetes ja täname sind. Issand, võib-olla keegi saab julgustust minna ja välja rääkida kellelegi konkreetsele inimesele. Võib-olla keegi meie hulgast saab ilmutuse ja julgustuse või tunnetuse kellegi konkreetse inimesest palvetada. Issand, me täname sind. Anna armu neile, kes peavad ootama. Anna armu võtta vastu, võib-olla vastus ei. Julgusta ja anna lahendusi, juhi sõnas,
juhi palves. Me täname sind selle eest, et sina oled ustav. Jeesuse nimel, aamen. Ja loeme ka üheskoos siis õnnistussõnad üksteise üle. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Aamen. Õnnistatud uut nädalat ja õnnistatud osadusaega nüüd.